Tere armsad melomaanid ja tere tulemast tagasi Corner 1 muusikaminutitesse, kus me sukeldume maailma kõige alahinnatumatesse muusikalistesse pärlitesse. Täna võtame luubi all Jacques Villeneuve'i 2007 aasta akustilise pop-rocki albumi Private Paradise. Sügavalt isiklik, kohati eksistentsiaalne, alati segadust tekitav. Album, mis sisaldab näiteks selliseid lugusid nagu Acceptaries 2 ja loomulikult nimilugu Private Paradise. Lõbusa faktina lisan teile siia kuulajad, et Villeneuve on muuhulgas ka vormel 1 maailmameister 1998. aastal. Ja meil on hea meel, et seda kõike aitab meil täna lahti arutada Shannoni pealaulja Taavi Immato. Jaa, ma natukene täpsustaksin ühte väikest fakti, et maailmameistriks tuli Jacques Villeneuve ikkagi 1997. aastal. Aga Villeneuve'i privaatse paradiisi asemel ma räägiks hoopis pigem Lando Norrise privaatsest lahingust iseendaga. Ja, mul on umbes sama tunne, et pigem me tulime siia mitte muusikasaadet tegema. Esmalt teadsin, et on tulemas muusikasaade, kus mul pole kindlasti mitte midagi kaasa rääkida. Aga jah, tuleb välja, et F1 juttu on siin juba käinud piisavalt läbi ja ma tahan kindlasti kaasa rääkida. Tere tulemast tagasi Corner 1 F1 saatesse. Mina olen Art. Mina olen Janar. Mina Silver. Ja mina olen Taavi. Ja hoolimata, et meil on stuudios inimene, kellega annaks igasugust põnevat muusikajuttu rääkida, siis Jacques Villeneuve'i 2007 aasta albumist Private Paradise me täna siiski Janari suureks kurvastuseks ei räägi. Kuigi ma segan kohe endale vahele, et huvi pärast, et kas keegi on seda albumit päriselt kuulanud siin laua taga olijatest? Ei ole. Teadvusel olles ilmselt mitte. Kindlasti mitte, võib-olla tulevikus. Ma olen 2 laulu kuulanud ja selles mõttes Jacques'ile respekt, et ei ole nagu hull. Aga olgem ausad, et Villeneuve'ist täna meil midagi suurt päevakajalist rääkida ei ole, kui mitte välja arvata see, et ta võib ilmselt üsna rahul olla sellega, et tema regulaarne pilkamisobjekt ja kaasmaalane Lance Stroll püstitas hiljuti Q1-st väljalangemise rekordi. Et ma arvan, et Jack on sellega väga rõõmus. Aga meil seda päevakajalist F1 juttu on tegelikult täna oi kui palju, sest märkamatult on 2025 hooajast juba 5 etappi selja taga. Ja kui esimestel etappidel nagu Taavi paar nädalat tagasi Margus Kiivriga ka vestluses viitas, et oli veel see, et nagu hooaja eelsed teste on nii vähe, et kõik veel kompasid piire, siis nüüd on hakanud need jõujooned ja narratiivid juba ilusti ilmet võtma. Et meil on McLareni luksusprobleem 2 hea sõitja parima autoga, Max Verstappeni katsed seda luksusprobleemi päris probleemiks muuta, Ferrari, Williamsi kerkimine ja selle kõige tipus on meil see suur kolmik Piastri, Norris ja Verstappen. Ja selleks kõigeks, nagu juba enne saigi mainitud, on meil mõnusat juttu rääkimas ka üks kutt, kellel on silma nii lavalaudade kui ringraja peale. Shannoni solistina tunnete teda ilmselt juba niigi, aga täna on siis ta meil hoopis siin tõsise F1 fännina, kelle huvi selle spordi vastu ulatub palju kaugemale kui lihtsalt pühapäevane finišilipp ja nagu me juba enne kuulsimega, siis ikkagi ringraja peale. Meil on väga hea meel tervitada saates Taavi Immato. Tere! Taavi, aitäh saatesse tulemast, et siin just rääkisime enne kui lindistamine pihta läks, et tuled otse Rapla kardirajalt KZ-i pealt. Jah, tõsi, täna juhtus nii, et ilma oli ja olime raja ääres, ja ka raja peal loomulikult. Kui tihti sa aastas satud ja kaua sa üldse KZ-i oled omanud? Mis see on nüüd siis? No ütleme niimoodi, et seda on muidugi väga imelik on öelda niimoodi, et mul läheb nüüd 3. aasta. Et ma sõidan ikkagi aastas selline 5 või 6, 7 korda umbes, et kordades loeme neid ikkagi endiselt. Et nii palju kui jõuab ja nii palju kui võimalust on. Kas sa teed seda nagu puhtalt nagu tunde pärast näiteks täna, et ajasid mingit ringiaega tagasi, jätsid endale mingi jänese ka nii-öelda? Nii ja naa. Täna oli muidugi hommikul rada oli täiesti niiske,
mis tähendas, et oli põnev sõita ja ta hakkas seal vaikselt kuivama ja siis ringiajad ka nii-öelda läksid kiiremaks. Aga tegelikult ma selle kardi juurde jõudsin hoopis teistpidi. Et kunagi, kui see vormel 1 nii-öelda armastus tekkis, siis tekkis ka selline mõte, et aga äkki läheks prooviks ise ka ära sõita sellega paar ringi. Ja nagu me teame, siis Eestis on täitsa see võimalik Pärnu Audru ringrajal. Ja tuli siis välja, et ma olin selle mõtte nii-öelda nagu rääkinud elukaaslasele muu seas niimoodi ja siis tuli see nagu justkui nagu sellise kingitusena, et mine siis ja proovi. Aga niisama pole mõtet ju sinna vormelirooli istuda. Mõtlesin, et lähen siis proovin teha ka paar kiiremat ringi enne mingisuguse asjaga, mis sõidab kiiresti. Et varem hobikardiga olen sõitnud, aga see, oleme ausad, kõik nõustuvad, see ei ole kiire. Et proovin mingisuguse muu asjaga sõita enne, läksin, tegin ühe rajapäeva, siis ei olnud KZ, ma ei mäletagi, mis see täpselt oli, ühesõnaga mingisugune natuke lahjem variant oli. Ja sealt hakkas see asi niivõrd meeldima, et enne kui ma vormeli F1 rooli jõudsin, siis sai juba päris pikalt sõidetud kardiga. No peab selle F1 kogemuse kohta ka küsima, et loomulikult, et mis sa seal Porsche ringil võib-olla sellega nii palju teha saad, aga ilmselt siis kiirendus, pidurid, kõik on midagi, mis ei ole siit maailmast, ma kujutan ette. Tead, kiirendus ei olnudki võib-olla nii müstiline, aga pidurdamine oli küll jah, et see jõud ja see kiiruse kinnipidamine nii-öelda, et ma ikkagi vajutasin väga kõvasti, et ka ju KZ-iga saab üsna palju jõudu rakendada ja ta reageerib väga hästi ja ka see vormel jah, ma ikka proovisin plokki pidurdada, ühe korra õnnestus. Ja siis aju läks kuhugi ettepoole teel. No enam-vähem jah, et see ikkagi on selline omamoodi kogemus ja kellel vähegi on huvi, võiks selle ära proovida, aga üldiselt jah, see rajal püsimine, see asi, mida nii-öelda ühegi muu asjaga ei saa kogeda, on see nii-öelda see downforce või see nii-öelda see allapoole suruv jõud, mis sind hoiab lihtsalt füüsiliselt selle asfaldi küljes kinni, et see on see, et kui sa lähed seal kurvi, see tagasirge, ma ei kujuta, et meil spidokat ei antud kaasa, et eks ta seal mingi 200 lõpupoole võib-olla oli see kiirus, et sa lähed sinna, siis see maailm läheb väga kiiresti mööda ja sa tunned lihtsalt, et sa oled nagu nii kinni lihtsalt tee küljes ja ta nagu füüsiliselt surub sind nagu alla. Nagu mööda rööpaid. Nagu mööda rööpaid, jah. Siin huvist rääkides, et tõesti, see tahaks nii väga sinna ka ja sinna huvist rääkides, et kus sul see F1 huvi, mis ajast see hakkas, kes sul suured lemmikud on olnud läbi aastate? F1 ikka kunagi sai vaadatud telekast kogu aeg, nüüd ma mõtlen neid aegu, kui ikkagi Schumacher sõitis, Coulthard sõitis, kes seal veel olid, Button, eks ju, et palju oli neid, Häkkinen, Raikkonen, et sai neid sõite vaadatud ilma, et ma oleks väga nagu teadnud täpselt, mis asi see nagu on, et ma olin ikkagi päris väike siis, et vaatasid lihtsalt jumala äge oli vaadata, kuidas need autod seal ringi sõidavad ja mingid boksipeatused ja tangitakse ja äge Ja loomulikult hoidsid pealt sellele punasele autole seal ja sellele punases kombekas mehikesele. Ja nagu ikka, ma arvan, paljudel jäi päris palju aastaid vahele, sellepärast, et ka telekanalid ei kanna seda üle. Tähendab, et peab olema mingisugune eripakett või mingisugune selline subscription vorm ja siis loomulikult Netflixil on väga suur roll selles, et Drive to Survive ja siis mina vaatan F1 TV kaudu. See on nagu see hiljuti üks kild oli, et kuidas seda F1 TV subscriptionit jagada, et põhimõtteliselt 6 peale võtad, siis on jumala soodne, ja siis top kommentaar oli see, et kus ma leian 6 sõpra, kes F1 vaatavad. Just. Aga meid on hästi palju tegelikult. Kogunege, F1 fännid kogunege. Et sealt see jah pihta niimoodi hakkas ja nüüd on siis alates siis, mis ta on 2021 või? On selline suurema luubi all minu jaoks olnud. Ma kuulsin, et Margus Kiivriga
Piloodi saatest, et siis oled selline vend, et vaatad vabatreeningut ka ära, kui saab? Jaa, absoluutselt, ma vaatan kõik, mis need on, need pre-race show'd, post-race show'd, vaatan vahel ka neid Sam Collinsi neid tech talk'e, mis need on, kus analüüsitakse nii-öelda neid auto mingisuguseid tehnilisi asju, seal aerodünaamikat või mootoreid või mingisuguseid muid vidinaid ja mulle meeldib jah, sellepärast, et ma saan sealt, kuna see vabatreening on selline, no see kestab jämedalt mingi tund, 20-poolteist tundi äkki vist kokku see saade, eks ju, siis ega seal selles mõttes ju väga palju midagi ei toimu, et kommentaatoritel on nagu vaba voli seal rääkida ükskõik millest ja minule on see kuidagi põnev on kuulata seda infot, mida nad seal jagavad ja see on selline nagu insight nagu minu enda jaoks, et viia ennast kurssi ja noh, need on seal ju siuksed hiigelajud, et need ju teavad ju kõike peast ja mäletavad kõike, et jube lahe minu jaoks seda kuulata ja vaadata. See ongi põhimõtteliselt nagu podcast, et noh, selge on see, et ega keegi vabatreeninguid reaalselt nagu ikka silma peal nagu ei hoia, et no mina hoian. No jaa, okei, võtan kohe sõnad tagasi. Aga mul on üks eelis, vabandust, et segan, et mul on üks eelis on see, et kui me reede õhtul sõidame näiteks kuskile kontserdile, siis mul on täpselt see tunnike aega, et bussis vaadata sest muidu on igav lihtsalt niikuinii, et ma vaatan need free practice'id jah, põhimõtteliselt otsast lõpuni ikkagi ära nagu, et mulle pakub see jah, millegipärast pakub see huvi. Siit tuleb ka see välja, et selles mõttes F1 TV on ikkagi nii võimekas, et sa saad sealt nagu, ma arvan, kui sa aasta aega arvatavasti jutti vaatad selle kaudu asju ja kõiki neid lisasaateid, siis ma arvan, et selline võhikust võib saada täitsa korralik, mitte võib-olla ekspert, aga ma arvan, et päris hea nagu teadmistega fänn. Absoluutselt jah, et ka mina ei ole suutnud kõike sealt ära vaadata, et seal on tegelikult seda materjali on nagu tohutult palju, aga need põhiasjad, millega ennast nii-öelda kursis hoida, et need ma jah, vaatan ära. Väga. Siin rääkisid just, et nagu reede õhtul esinemistele sõites, et paar sellist, kuna meil on siin olnud väga palju mootorisportlasi, kellega me oleme rääkinud muusikajuttu, et Pentusega rääkisime siin trummimängust ja asjadest, et siin siis peame võimalust ära kasutama, et natuke muusika nagu tandril ka, et paar sellist veits meelevaldset küsimust, aga äkki siin on mingid seosed, et kuna sa oled ka, et selline lahe perspektiiv, mis sul on, et sa oled olnud 2 laulavõistluse saates, 2 takti ette, Eesti otsib Superstaari ja siis selline üldisem küsimus, et kas muusikuks olemisel, muusikaga tegelemisel on ka selline competitive moment sees, kui palju sa seda oled elus kogenud ja kuni selleni välja, et ilmselt ma eeldan, et muusikutel on ka nagu nii-öelda pre-race või pre-performance rituaalid ja kõik need asjad, et on seal, ma kujutaks ette, et seal isegi on paralleele vist. Jaa, et tuleme siis tagasi Lando Norrise isikliku võitluse juurde iseendaga, et minu jaoks on muusikaga tegelemine ja nagu laval esinemine ongi nagu, et ma üritan iga kord endast parimat anda, et nagu iga kord ennast ületada, sellepärast, et kedagi teist ju ei ole, kellega nagu võistelda sellel hetkel. Et ma tahan lihtsalt seda, et ma tunneks ise, et ma arenen, et ma saan aru, miks ma seal laval olen, mis ma teen ja et ma pakun nagu maksimaalset kvaliteeti ja sellist nagu meelelahutust sellele inimesele, kes on tulnud kuulama, maksnud raha selle eest. Ja siin sellega seoses veel üks selline jälle võib-olla täiesti nagu meelevaldne seos, aga ja ma ei ole nii 100% kursis Shannoni looriga, aga üks laul, millest ma tahaks spetsiifiliselt rääkida, et nüüd on see käes, ehk siis ma olen kuulnud, et sa võid selle ümber lükata või seda kinnitada, et selle laulu idee on selles, et see on siis selle ajendil kirjutatud, kus siis sa ühinesid Shannoni bändiga, see oli juba vist 2 aastat tegutsenud ja siis oli palju võib-olla skeptikuid või endisi fänne, kes võib-olla esimese hooga ei võtnud seda soojalt nagu vastu ja see on nagu selle emotsiooni pealt ja kui seda laulu kuulata, et selles just kuidagi
minu jaoks oli selline samamoodi nagu mingi noor võidusõit läheb suurde tiimi ja tema suhtes ollakse nagu väga skeptilised ja siis ta tõestab ennast, et kas on see nagu täiesti suva seose loomine või seal on mingi tõepõhi all. Jah, see on täitsa võssa. Et selles mõttes, sellel ei ole absoluutset seost sellega ja see ei ole üldse mõeldud niimoodi, et ma liitusin ju bändiga või põhimõtteliselt ega see bänd oligi algstaadiumis ju sellel hetkel, kui ma liitusin 2009. Et nüüd on see käes, lugu oli nii vara või? Ühesõnaga, ma arvan, et vist on hiljem ikkagi. Ühesõnaga, et 2009 liitusin, mis tähendab seda, et ma arvan, et selleks hetkeks ei oleks ka olnud mingit põhjust nagu sellest teemast kuidagi rääkida, aga tahaks ka teise poole sellest ümber lükata, et vastupidi, mina ei ole nagu kunagi teadvustanud seda, et ma olen kuidagi palju kriitikat saanud. Vastupidi, kui sa vaatad mingisuguseid YouTube'i kommentaare või inimesi, kes on mulle ka otse kirjutanud läbi aastate, mul on alati olnud tohutult palju nagu sellist nagu toetavat, et nii paljud kirjutasid just nimelt pärast seda 2 takti ette või Superstar, et sa olid mu lemmik ja mul on kahju, et sa ei võitnud ja et ma hoian sulle pöialt, milles iganes sa edaspidi nagu teed ja see tuli minuga kaasa, et mul on nagu tegelikult olnud hästi palju just vastupidi nagu positiivset tagasisidet ja mul on ka see oskus, et ma suudan täielikult filtreerida välja negatiivse. Nagu et kui sa võtad YouTube'i lahti, loed sealt mingisugust tohutult solvavat negatiivset kommentaari, mind ajab see füüsiliselt nagu lihtsalt naerma, sellepärast et ma tean iseenda nagu väärtust, ma tean iseenda nagu seda ma ei tea, töökust või seda, mis ma nagu taustal teen, et ma arvan, et sellised kurjad, halvad kommentaarid lähevad korda siis, kui sa tegelikult sisimast tunned, et see natuke on nagu tõepõhi on all sellel. Fuck, kui hästi öeldud. Väga hästi öeldud ja see on midagi, millest ütleme siis sõbralikult üldse, et millest Lando Norris võiks ka näiteks õppida, et tundub, et tal on sarnane probleem, et siin paar sõitu ma olen pannud tähele ka seda, et kuidas ta sisuliselt pärast sõitu on kohe sotsmeedias ja siis vahel on nagu reageerinud nendele mingitele sellistele negatiivsetele kommentaaridele ja niimoodi, et jah, no Lando, kui me lähme nüüd sinna selle raja peale, et Lando puhul on, mina arvan, et üks suur häda on selles, et nagu me teame, on olemas selline asi nagu self-talk või nagu sugestioon või endale millegi sisendamine, eks ju, et sa suudad endale, nagu öeldakse, inimene suudab ennast haigeks mõelda ja suudab ennast terveks mõelda, et ta on talendikas, tal on olemas see kiirus, tal on kõik olemas, aga see ei aita kaasa, kui ta ennast seal nendes järelintervjuudes nagu maha teeb või nagu ütleb, et ma tunnen, nagu ma sõidaks vormel 1-ga esimest korda. See lause on lihtsalt nagu valus nagu kuulata, et me saame kõik aru, et see ei ole öeldud nagu võib-olla nagu tõsiselt, aga samas see paneb väikese kahtluse ussi sulle kuhugi pähe. Ja teine asi, mida meie võib-olla ei taju siin, on see, et tegemist on ju Briti sõitega. Meil ei kajastata ajakirjanduses seda niimoodi nagu võib-olla seal, aga sa kujutad nüüd ette, kui seal on suur pealkiri, Lando Norris, ma ei tea, ei ole kunagi sõitnud vormeliga või sellised provotseerivad pealkirjad, inimesed hakkavadki mõtlema, tead see Lando, see ongi juba maha kantud vend, et vaatame mingit uut venda, eks ju. Sest sul on vaja seda supporti, sul on vaja seda inimeste tuge, sul on vaja seda nagu haipi natukene, mille pealt nagu ka nagu tunda, et me oleme nagu üks, et kui sul üks vend on ees kogu aeg siuke, et jah, jälle tegin vea ja kõik, me teame, et ta tegi vea, eks ju, ja see ongi okei. Vaatad sinna selle, eesti keeles on raske rääkida, grid, selle sõitjate rivistuse nagu lõpu otsa, eks ju, seal on mingid vennad, kes on nagu iga kord nagu kas viimane, eelviimane või üleelviimane, eks ju, nad tulevad intervjuud andma. Täna kõik oli jumala okei, eks ju, et saime nagu palju tatat, nendel on see positiivne attitude nagu ja see läheb mööda, sa mõtled, ju siis neil oligi okei, eks ju. Lando lõpetab teisena ja siis ta on nagu täiesti nagu katki ja selline morbiidne. Seda on isegi näha, vaata, kui ta jääbki reaalselt teiseks või kolmandaks, on see, kuidas ta finiši lippu ületades, see, kuidas ta kimab sinna
pitlane'i tagasi, ma saan aru, nagu sul on igast emotsioonid käivad, aga nagu see natuke näitab ka, juba laivis näed ära, kuidas üks vend kimab täiega pitstopi või sinna pitti. Et minu arust see juba nii palju tegelikult reedab, mis su peas sellel hetkel toimub ja teistpidi on ju ikkagi päris raske olla seal selle iga päev selle sama meediaboksi keskel, kus sul on täpselt samad näod, sul on arvatavasti nende intervjueerijate nimed juba peas ja sa tead, mis sealt tuleb ja sa tahaks nad pikalt saata ja ma kujutan ette, et see on tegelikult nagu see, mille pärast ta võib-olla natukega niimoodi räägib, ma arvan, see on see on kindlasti tõde, mis sa rääkisid, aga ma isegi arvan, et see on natukene nagu mingis mõttes ka neile suunatud, et võtke siis see, mida te tahate, aga seda ei tohigi anda, mida nad tahavad, et Lando kindlasti peab seda võib-olla ego natuke õppima Verstappenit lihtsalt. Jaa, egodest rääkides, ega me ju teame, et nad on ju tegelikult kõik sellised, et kui sa ikkagi esimeseks ei tule, siis sa oled nagu pettunud, on ju, et seda on ju pidevalt ju näha, et see on täpselt nii nagu, ma ei tea, jalgpalli MM-il, teise koha tiim võtab kõik medalid käest ära ja mornide nägudega, come on, te said teise koha, eks ju, aga tegelikult see on nagu kaotus ju, see on kaotus finaalis, on ju, ja see nende puhul on sama, et nad on nii fokusseeritud sellele võidule, et kui nad ei võida, siis nad on nagu täiesti löödud sellest. Ja see on nüüd küsimus, ma ei tea, psühholoogidele, et kas see on sellest tulnud näiteks, et rukkidest räägime ka kindlasti, on ju, aga see, et kui sul on mingisugused uued sõitjad, kes on oma varasemates seeriates võitnud põhimõtteliselt kõik, siis sa tuled sinna, siis sa saad aru oma nagu selle tõelise väärtuse, et sa tegelikult ei olegi nagu nii hea, et sinust on veel paremaid, eks ju. See mõjub päris tugevalt psühholoogiliselt, eriti kui sa oled nii noor, nagu nad on, näiteks Antonelli. Et sa tuled sinna 18-aastasena, siis see võib psühholoogiliselt mõjuda päris nagu rängalt, kui sa ei saa nii-öelda seda, ma ei tea, kõike, mida sa oled varem nagu harjunud saama, nii-öelda seda tunnustust ja tähelepanu ja kõike. Mul tulebki tegelikult meelde see, vaata kuidas, kui Yuki Tsunoda ütles Lawsoni kohta, et ma teeks iga kell selle Red Bulli masinaga paremat tööd, ta oli nii kindel selles. Ja siis see Lawson ütles Tsunodale vastu läbi siis meedia, et umbes ma pühkisin väiksemates sarjades suga põrandat, aga see ei, mees, see ei tähenda mitte midagi, et sa pühkisid põrandat kunagi Tsunodaga, et nüüd, kui Tsunoda pühib sinuga põrandat, siis Jah, aga selline lõõpimine käib ju asja juurde, et nad on ju seal kogu aeg teevad seda omavahel ka, ja tulles tagasi ka nende meedia kommentaaride juurde, siis Fernando Alonso ütles vist, ma ei mäleta, kas see oli nüüd viimane GP või eelmine GP, ajakirjanik küsis talt midagi auto kohta, et kas te saite teada, mis see viga on, ja see Alonso ütles, et jah, aga ma teile seda ei ütle, et ma olen teinud neid intervjuusid siin juba, ma ei tea, aasta, kaua ta sõitnud on, mul tuleb meelde, ühesõnaga 2001, aastakümneid, et ma vastan teile ikka, et jah, kõik tipp-topp ja kõik, eks ju, et nagu see meediaga suhtlemine on nagu täiesti tegelikult teine asi võrreldes sellega, mida sa nagu seal roolis teed ja mida sa ju tiimisiseselt teed, et seda nad peaks õppima võib-olla siis paremini händeldama, et kaasa arvatud Hamilton, kes on siin viimastel kordadel iga kord, kui ta intervjuud annab, siis see mulje jääb nagu, et ta on nagu nii löödud ja võib-olla ongi, aga see jätab sellise nagu valusa tunde, kui sa vaatad seda, et inimene on nii löödud sellest. Kahtlemata jätab ja ma olen siin selle peale mõelnud, just kui sa mainisid Alonsot ka, et näiteks Landol olekski vaja manager'iks Alonsot või Kimi Räikköneni või kedagi sellist ja mis on tegelikult, kui vaadata nüüd, et mis on Piastril ja Verstappenil, mida Landol ei ole, ma ütleks, et Maxil on Jos de Vos ja siis Oscaril on Mark Webber, kes on kogu selle kadalipu ise läbi teinud, et võib-olla, ja ma ei ütle, et mul pole õrna aimugi, et kas Landol on milline see toetusring on, aga niimoodi kaugelt vaatajale jätab mulje, et nagu see oleks üks märkimisväärne puudus, et ei olegi seda inimest, kes ütleb teile, et kuule, nagu vaata suurt pilti, vaata perspektiivi. See on päris hea point tegelikult. Jaa, ma ise jõudsin ka sellele, et just siin nädal tagasi vist isegi kommenteerisin täpselt samamoodi, et ma küll jätsin nagu Lando sealt nagu välja
osaliselt, aga ma ütlesin vist, et Piastri kohta, et ma ütlen, et tal on nagu selline üleüldse teiste ees nagu suur eelis sellega, et tal on eeskuju ees, tal on inimene kõrval ja tal on see tohutu vajadus ennast ka tõestada, et mitte, et teistel ei oleks, aga jah, ma arvan sama, et Landol võib-olla ei ole seda sellisel kujul olnud, samas ma ei tahaks nüüd nagu päris 5 sõidu põhjal ka põhjapanevaid järeldusi teha, et hooaeg on päris pikk ja ma arvan, et Lando leiab võib-olla oma ikkagi selle kindluse nagu uuesti üles, kuigi tuleb tunnistada, et ta teeb rohkem selliseid ettearvamatuid vigu võrreldes siis näiteks Piastriga, kes tundub selline väga külma kõhuga kalkuleeritud või selline nagu rahulik ja suunatud sellele tulemusele. Sa ütlesid, sorry. ei, jumala hästi räägi. Et sa ütlesid nagu jumala hästi ka, et alles nagu, 5 etappi on olnud, meil oli just nagu triple header era ka ja nagu üleüldse nagu viimaste aastate trend on minu arust olnud selline, et sul on juba enne seda hooaega on nagu meeletult emotsioone läbi meedia, läbi üldse selliste sotsiaalmeediakanalite ja see juba kütab nii üles ära, ja siis meil tuleb see päris GP, seal juhtub hästi palju ja lõpuks ongi nagu see, et kogu aeg on nagu see emotsioon nagu piigib ja lõpuks nagu oledki see, et mida ma nüüd nagu jälgin, et kas ma usun seda, no näiteks oligi, et see hooaeg polnud veel alanud, selle aasta oma, juba räägiti, et autod on see aasta nagu nii võrdsed, kõik on ülilähedal ja siis hakkas juba tunduma, et kas nagu päriselt on see või nagu lihtsalt siuke jutt. Ja siis iga etapiga sa näedki seda, et okei, päriselt on nagu lähedal ja siis sa vaatad näiteks ongi mingi top 10 on 1 sekundi sees või isegi top 20 on 1 sekundi sees, et see on ikka ebareaalne, mis toimub ja siis ongi, just mis me rääkisime, need psühholoogilised teemad ja kõik muu sinna. Ja siis, kui keegi võtab mingi narratiivi, näiteks mingi meediaväljaanne, võtabki näiteks, ma ei tea, Norris ette või võtab mingi muu asja ette, siis ongi see, et sa hakkad uskuma seda ja siis ongi, kuidas sind ennast mõjutab see näiteks, Ja seda on nüüd, just, et siin on olnud aasta algusest peale on olnud neid päris palju juba neid narratiive, et kas nüüd Alpine tõmbab ennast ette ja nüüd Williams ja värk, eks ju, et neid on ju nii palju tegelikult olnud, et ma vaatan neid ikkagi selles mõttes nagu pigem sellise skeptilise pilguga, et tore on fantaseerida ja tore on nagu mõelda, et mingid asjad juhtuvad, aga nad ei juhtu enne, kui nad on juhtunud. Et ma arvan, et jällegi tuleb oodata natukene kauem, sest ka eelmine aasta oli ju kuskil poole hooaja peal oli, et Max niikuinii võidab selle suure pika edumaaga ära, eks ju, ja siis järsku tuli McLaren kuskilt ja hakkas koguma punkte palju-palju rohkem, eks ju, ja kuidagi muutus see palju tasavägisemaks, et mina arvan, et praegu see triple header, nagu sa ütled, on selles mõttes selline hea kuidas ma ütlen, lõppalgusele, et nüüd on tiimid ilmselt saanud päris palju datat koguda. Mis mootor on? Mingi mitte V10. Külgkorviga ja oma. Et tiimid on saanud päris palju datat koguda, sõitjad on kohanenud, ütleme siis need, kes tiime vahetasid oma nende uute autodega ja selle põhjalt on võimalik nüüd teha uusi nii-öelda strateegiaid ja järeldusi ja ka panna paika nagu ka see, et kus iga tiim täpselt siis nagu paikneb. Et mis ma selle all mõtlen, on see Carlos Sainzi nagu see mõtteviisi muutus, et kui ta varem oli ikkagi pidevalt konkureeris seal pigem ikkagi top, ma ei tea, 5, siis nüüd ta peab nagu oma strateegiat muutma ja saama aru, et tema võistleb ja võitleb nendega, kes on ikkagi selles rest of the pack nii-öelda. Sa kusjuures andsid ka esimene inimene, kes on andnud see Murray Walkeri kuulus tsitaat, et F1-s võib kõike juhtuda, tavaliselt juhtubki. Ma arvan, et rääkisime siin enne fotode tegemist, et kuna meil on pooled musta riietatud ja pooled valges riietatud, et jing ja jangist, et sa andsid praegu sellele tsitaadile teise poole, ehk siis, et enne pole midagi juhtunud, kui see on juhtunud, nii et see on väga hea ja tõepoolest
täpselt Sainz on super hea näide sellest narratiivist, et hooaja alguses on see hype-train, et Williams hakkabki nüüd kohe panema, siis Sainzil ei ole nagu hoogu, siis on, et oi, Carlos Sainzi karjäär on läbi ja siis nüüd on jälle, teeb Hamiltonile kvalifikatsioonis ära ja niimoodi vaikselt ja Lando sama asi ju tegelikult, et okei, kõik räägivad, et see kvalifikatsioon oli katastroof ja Lando on pinge all, aga tegelikult ju võidusõidus jummala okei comeback nagu, ei olnud sellise venna comeback, kes on mingi psühholoogiliselt hävitatud. Absoluutselt, et ega Lando ongi alati olnud sõidus tugevam ja paljudel on see kuidas ma ütlen siis kumb, et kas nad on kvalifikatsioonis tugevamad või nad on sõidus tugevamad, et nagu me teame, siis need nii-öelda need midfield või need keskvälja mängijad, et need on sellised, kes võivad kvalifikatsioonis teha mingisuguseid outlier tulemusi nii-öelda, aga sõidus nad platseeruvad ikkagi sinna, kus nende siis päris kiirus on. Ja ütleme siis nüüd näiteks viimase GP põhjal küll on vaadata, et Williams tuli seal 8-9 topeltpunktid. Jah, topeltpunktid, eks ju, et võiks öelda ju, et tegelikult päris hea tulemus, et see on puhtalt ju kiiruse põhjal, sest seal ei olnud mingit strateegia, mingit tohutut mängu, üks turvaauto kord oli, aga seal ei olnud ka võimalik väga palju mänguruumi ei olnud, et ma arvan, et Williamsil võib tõesti olla mingisugune väike eelis sellel aastal, samas jällegi võib-olla neil lihtsalt see rada sobis, kuna see oli siuke high speed ja nendele sobib see nii-öelda sirge straight line speed ja, hästi. Huvitav on see ka, et nagu mis seal nendes meetbackis üldse nagu nende tagapoole tiimides on nagu juhtunud, et ju Williamsisse läks ju James Vowles on ju ja ta on nagu suutnud kuidagi neid ressursse kasutama hakata, mis Williamsil on olemas. Ta enne ju tuli Mercedesest, on ju, kus sul on põhimõtteliselt kõik rahaasjad olemas, on ju, kõik asjad on kaetud ja nüüd ta hakkab võtma siis uut väljakutset vastu, milleks on Williams, on ju, et seal osad süsteemid väidetavalt pidid olema 10 aastat vana. Excelis. Täpselt, on ju. Juppide tellimine on Excelis neil. Ja siis on ju, mida teeb Komatsu näiteks seal Haasis, et tegelikult on juba silmnähtavalt näha neid edasiminekuid ja nüüd hiljuti tuli see Beyond the Grid podcast ka välja, kus oli see McLareni Pierce Thynne või Thynne, kuidas iganes seda hääldata ja ta ütles niimoodi, et Zac Brown on ka hästi palju rääkinud, mis McLarenis on toimunud viimasel ajal. Andres Stella tuli, kõik asjad hakkasid toimima. Pierce rääkis jumala ägeda sellise narratiivi seal, et nende see kultuur on selline, et neil ei ole sellist nagu näpuga näitamist või süüdistamist. On ainult lahendused ja kui midagi lähebki tuksi sellises spordis nagu F1 on, kus võibki juhtuda kõike, siis ei ole see, et me hakkame nüüd üksteist süüdistama, vaid me loome kultuuri, kus inimene saab tunda ennast enda ülesannete tegemisel vabalt ja ta ei pea kartma, on ju. Kui midagi lähebki nässu, siis lihtsalt tullakse kokku, arutatakse, mis sai, mis juhtus ja et see järgmine kord enam ei juhtuks. Ja ta ütles, et see on ka nagu aidanud hästi palju nagu McLarenile just tõusta. Ja nüüd, kui tulla Williamsi juurde tagasi, on ju, siis seal on nüüd superstar ka, on ju, Albonile ja kõrval on Sainz. Ja Sainz on nagu see vend ka, on ju, et ja küll ta pidi Ferraris tegema ruumi Hamiltonile, on ju. Ja siis nüüd tal on ju see, et tal ei ole enam tegelikult ju mitte midagi kaotada. Justkui, tal on ainult ju võita. Ja äge on nagu näha, et meil on alles ainult 5 etappi olnud, on ju. Ja okei, need esimesed 3 või 4, on ju, Jaapaniks, on ju. Nüüd ta nagu vist tunneb seal ennast hästi seal masinas, on ju. Ja samal ajal on ju, räägitakse meile, et Red Bull näiteks on siuke masin, on ju, mis nagu see optimaalne see tööaken, on ju, selle auto on nii raske juhtida ja nagu nii keeruline. Siis huvitav, mis nagu seal selles midfieldis ja siis selles nii-öelda tagaotsa, näiteks nagu Sauber, Hülkenberg koos Portolettoga, et huvitav, mis nagu seal saama hakkab. See on ka nagu see, mis see põhiactionist kuidagi välja jääb, aga seda on nii äge jälgida. On. No James Vowlesi ja Williamsi kohta üks selline muret tekitav kommentaar, mis temalt tuli seal, ma nüüd ei mäleta, kas see oli eelmise hooaja lõpus või see oli selle hooaja alguses,
sama aeg, et oli see, et nad tegelikult üldse ei panusta ja ei keskendugi selle 2025 auto peale, mis oli veidi nagu selline, et mul oli väga-väga kahju Sainzist, et nende nagu see suurem fookus oli tegelikult see, et me üritame arendada seda 2026 autot, kui tulevad uued reeglid, uued need tingimused, nõuded, et ma ei tea, kui motiveeriv see nagu sõitjatele on. Aga tundub, et hetkel nad on teinud nagu siis vähemalt ka praeguse autoga tööd, aga ma olen nõus, et ma arvan, et iga tiimi sisekultuur peab olema nagu väga-väga hea, sellepärast, et nagu me oleme siin viimasel ajal ka kuulnud, siis ka Red Bullist on väga paljud inimesed ära jooksnud ja erinevatel põhjustel kindlasti ka ostetakse üle, aga kindlasti ka mingisuguse sisekliima ja juhtkonna tõttu. Nii et kui on olemas tiime, kes väga üritavad väärtustada seda sellist perekondlikku, viisakat ja tasakaalukat nagu lähenemist asjadele, siis ma arvan, et see on nagu tervitatav ja tegelikult ütlen ausalt, siis McLarenist minu arust see ka peegeldub välja nagu sellest, kuidas Zac Brown või Andrea Stella nagu suhtlevad, millised on Lando Norris, milline on Piastri, nende race engineerid, eks ju, et kõik on nagu peegeldavad tegelikult seda minu arust seda kuvandit, millest sa just rääkisid tegelikult. Kusjuures on pagana hea perspektiiv ja sinu puhul, et võid mind parandada, et sa oled Estonian Business Schoolis vist ärijuhtimist õppinud. Kas sa vaatad nagu F1 ka nagu võib-olla nagu selle dimensiooni läbi ka rohkem võib-olla kui, ma ei tea, keskmine vaataja? Ma arvan, ma ei tea, kas rohkem kui keskmine vaataja, aga ma arvan, et ma vaatan seda ikka sellepärast, et me teame, et autosport, mootorisport on räme kallis lihtsalt. Ja me teame, et seal on nende hooaja, need eelarved on seal sadades miljonites. Näiteks Margus Kiivriga me rääkisime eelmise hooaja lõpus, küsis minu käest, et kas Sergio Perez jääb Red Bulli. Mina ütlesin, et seda on väga raske uskuda ja põhjendus oli väga lihtne, et kui sinu tiim on domineerinud ja võitnud maailmameistri tiitli konstruktorite arvestuses ja nüüd ta ei jää mitte teiseks, vaid ta jääb kolmandaks, siis see on kümneid ja kümneid miljoneid kaotatud raha. Ja sellel hetkel see muutub nii-öelda nagu selliseks Exceli ülesandeks, et tiimil on vaja raha selleks, et nad saaksid rahulikult tegutseda ja oma tiimi hoida, autot arendada ja võita neid tiitleid uuesti ja uuesti, et ja mul oli õigus. Teistpidi vaata seostati Perezi seda suur toetajat, vaata, et see oli ka tegelikult, mille, seda analüüsiti ka samamoodi, et tegelikult koht, kus tegelikult raha väga palju sisse tuleb jällegi, et aga järelikult ja nüüd on Tsunoda. Selles perspektiivis ma pole mõelnudki kusjuures. Et ega nad ikkagi rumalad ei ole, et seal on ikkagi mängus, et Honda on väga huvitatud sellest, et Tsunoda oleks seal, kindlasti on, ma ei tea, ühesõnaga, iga sõitjaga tegelikult ju käivad kaasas mingid sponsorid ja Tsunoda on kindlasti see, keda nii-öelda kuskilt nii-öelda toetatakse ka, et ma arvan, et see ei pruugi olla muidugi ainus põhjus, sest alguses ju ei pandud Tsunodat, eks ju, et Lawson oli enne teda natukene aega. Aga jah, rahaline pool on kindlasti seal oluline, kahjuks me kõiki numbreid ei näe ja sisse ei saa vaadata nendesse, aga lihtsalt võib-olla ette rutates on see sama, et meil on siin olnud juttu sellest, et kuhu läheb Max Verstappen järgmine aasta. Et seal on ka hästi palju nii-öelda rahalisi nüansse, mille puhul tegelikult me võime sellest sinna tagasi tulla veel mõne aja pärast ka, et millele nagu mõelda, et kuhu tiimi ta sobituks ja kuhu ta ei sobitu. Aga liigume Verstappeni peale, kui me puudutasime seda teemat, mis sa tõid Margus Kiivriga ka rääkides selle välja, mis on jumala täiega hea point, et üks asi on see, et kui kiire auto sul on ja teine asi on see, et kuidas sa optimeerid tiimi, strateegiat ja kõike seda ja kuidas siin laua ümber kõik tunnevad, et praegu minu arust, mida Red Bull ja Max Verstappen teevad, on midagi sarnast Alain Prostile 86. aastal, et on see kiirem tiim,
McLaren ja siis on nüüd Verstappen ja Red Bull, kellel ei ole kõige kiirem auto, aga kes oma siis vastavat sõitja seda talenti ja taset ja siis tiimitööd optimeerivad nii hästi, et nad tegelikult on teinud title challenge'i seal, kus seda ütleme niimoodi, et Exceli järgi ei peaks olema nii-öelda. No, see on üks võimalus, kuidas seda asja vaadata loomulikult, et ma just enne tegelikult siia tulekut ma korra mõtlesin ka selle peale, et huvitav, kuidas selle Maxi ja selle Red Bulliga nüüd ikkagi on, et kõik ütlevad, et tal ei ole seda kõige kiirem auto ja et nüüd ta peab nagu ise sõitma hakkama ikkagi niimoodi, et ma arvan, et see ongi täpselt nii, nagu ta on, et tal ei ole enam nii domineeriv auto, kui ta oli siin mõned aastad tagasi ja nüüd tal on teistega võrdne, mitte et nad oleks kuidagi maha jäänud võib-olla arengus, aga teised on lihtsalt nagu järgi jõudnud ja selles mõttes tulles tagasi algusesse, et tõesti ongi kogu see 20 sõitjat ongi seal 1 sekundi sees või vähemgi ja need autod ongi nii võrdsed ja siis tulevadki mängu hoopis mingisugused muud asjad, et näiteks viimase kvalifikatsiooni GP põhjal nagu ei saaks öelda, et kuidagi Red Bullil ja Maxil kuidagi halvasti oli midagi ja tegelikult Tsunoda lõpetas ka Tsunoda vist katkestas. Natuke läks lappe tal, jah? Tal läks vist lappe. Aga ta oli up there selles mõttes enne, kui ta katkestas. Jah, et ühesõnaga, et Maxi puhul tuleb mängu tema loomulikult talent, aga me saame öelda, et need kõik sõitjad, kes seal on ju megatalendikad. Nad ei oleks muidu F1-s, kui nad ei oskaks sõita vormeliga. Kaasa arvatud Lance Stroll. Päriselt. Kaasa arvatud Lance Stroll, et ega ta ei ole seal, kõik kritiseerivad teda, et issi rahakott, eks ju, aga ta on kõik need ju junior seeriad läbi teinud ja ta on seal olnud hea, et seda ei saa osta läbi. Et loomulikult, kas Lance Stroll sõidaks tiimis, kus tal ei oleks nii suurt mõjuvõimu, ma ei ole kindel, võib-olla oleks juba keegi asemele pandud, aga olenevata sellest, ta on üks parimaid sõitjaid ikkagi. Alonso on väga hea sõitja, aga lihtsalt auto ei tule järgi. Me nägime neid momente, on ju, jah. Aga huvitav asi on näiteks see, et Jaapani GP sai igalt poolt peksa põhimõtteliselt. Aga jällegi, kui sul siin natuke F1 huvitab, sa hakkad igalt pool mingites kanalites käima, mingites võib-olla põrandalustes kanalites, Redditis käis ka üks hea teema läbi nagu just reffide kohta, et see Pirelli kõvasegu on tegelikult väga selline kaval ref see aasta. Näiteks Jaapanis seda kasutati ja sellel on niimoodi, et kui sa teda õigesti kohtled, ta põhimõtteliselt ei kulu, ja kui sa hakkad teda nagu piiri peale vedama, siis ta hakkab meeletult kiiresti kuluma. Ja see on nagu üks asi, mida ilmselt ka Max oskab väga hästi teha enda Red Bulliga, et oskab seda rehvi hoida ja tänu sellele, mis ta sai Jaapanis, väga hea tulemuse. Ja huvitav on nüüd jälle see, et mis edaspidi hakkab see Pirelli rehv tegema, kas ta jääb samasuguseks, kas teda veits tehakse pehmemaks või kuidas iganes, et need põnevusmomente lisaks sellele, et kõik need 20 sõitjat on 1 sekundi sees, et seal hakkavad rolli mängima mingid täiesti X-olukorrad. Ja meil on alles 5 etappi olnud. Et väidetavalt tuleb Barcelonas vist see FlexiWing teema sisse, et ka sealt võib mingi drastiline muutus tekkida. Jah, sõitjate jaoks ju kõige mitte ainult sõitjate, aga nende siis tehnilise tiimi jaoks kõige tüütum osa ongi see, kui on palju muutujaid ja sõitja ei saa ju või strateeg tiimis ei saa teha head strateegiat, kui ta ei tea ju, kui kaua see tegelikult see ref vastu peab, et eelmisel aastal Russell sõitis seal, ma ei mäleta, mitu 10 ringi selle kõvaseguga refiga ja lõpuks võitis, eks ju, ja lõpuks diskvalifitseeriti veel. Et see ongi see, et mina mäletan nagu väga hästi neid aegu, kui sõideti refid puruks, sellepärast, et ei teatud täpselt, kuidas see vastu peab. Praegu tundub, et nad ka ei tea täpselt, aga strateegiad on läinud ikkagi, kes nad teavad paremini, aga see mingi määramatus või see, et mingist hetkest mingi rehv läheb lihtsalt nagu ärkab ellu ja järsku on palju rohkem kiirust ja kõik, eks siis mõtled, et kuidas nagu Russell, vaata hiljuti, nüüd viimane GP softidega lasi lõpuni, et nagu, ma ei tea, kas nendega tuleb lõpuni softidega mingi 20-30 ringi peaga. Kõige naljakam ongi see, et
nagu sõitja ise võiks no okei, jah, raske öelda, aga mingis mõttes sõitja võiks ise teada, kuidas rehvid töötavad, aga sulle öeldakse, sa küsid abi, eks ju. Jaa, sa küsid abi, kas ma ei ole kindel, me saame nendega lõpuni, usu mind, me saame. Ja siis sa pead nagu usaldama neid tüüpe, kes seal arvuti taga ütlevad sulle, et kuule, nendega paneme lõpuni, siis sa oled. Aga see on ka usaldus, eks. See ongi sõitja ja tiimi vaheline usaldus. Teistmoodi mäng, jah. Ja siis on Ferrari raadioside, mis kuvab seda nagu täielikku korralagedust nagu tiimis lihtsalt. Mis tegelikult ilmselt ei ole, sest näiteks vaata, mis oli Leclerc'i ja nüüd tema selle race engineeri raadioside finiši joont ületades on ju kõik jumala kukkunud ja jumala vinge. Ja no seda me oleme palju näinud, et minu arust üks kõige leebema isiksusega inimene Alex Albon, kes on oma radio message ites on väga kuri, aga see ongi nende lihtsalt see töösuhe, et ja noh, sa tahtsid seda küsida, kes see karjub? Jah, kes see karjub, et Tsunoda on üks, kes on väga agressiivne olnud, nagu kui ta oli selles siis, ütleme Racing Bullis või V-Carbis, eks ju, et ta on nagu väga selline nagu agressiivne olnud, enamasti kuidagi mingi, need pidurid ei tööta, kõik on pekis ja et nüüd ta on muidugi maha rahunenud, on ju, aga see ongi lihtsalt see, milliseks need inimesed muutuvad seal roolis olles, et ma arvan, et ma tahaks näha, paneme teid F1 rooli 250 kilomeetrit tunnis sõidate, vaatame mitu, mis emotsioonid tulevad. Kus juures meil on Hobikardi sarjas üks vend, kes paneb GoPro lindistused alati üles. Nagu see, mis sinna kiivrisse tuleb, need sõnad, see on omaette teema ja see on täpselt igaühel, et nagu on erinevad armastuse keeled, on erinevad võistluskeeled, nagu, et kuidas kellelgi. Aga kui Jukit sai ümber töötada, siis seda tüüpi saab ka ümber töötada. Sellest suht. Jaa, ei, see sõltub jah ilmselt sellest, et kui nagu mugavalt sa ennast ju tunned, et näha on, see aasta on hästi põnev on just vaadata, et nii mitmel sõitjal on ju uus tema siis see race engineer, eks ju, et nende nagu see omavaheline suhtlus on hoopis teistmoodi. Hamiltonil on täiesti teistmoodi, eks ju, Sainzil on omamoodi, Jukil on täiesti nagu öö ja päev, see on nagu teine inimene on, see on nagu AI teeks tema ees seal siluks neid tekste on ju ja Leclerc on muutunud, mis siis, et tal ei ole race engineer muutunud on ju, et inimesed muutuvad mingist hetkest, kui nad ei saa, mida nad tahavad, muutuvad hästi nõudlikuks võib-olla. Aga samas see on ka jällegi ju hea, sellepärast, et kui sa midagi tahad ja sa arvad, et sul on õigus, siis ütle see välja ja siis arutame, vaatame, kuidas me saame seda paremaks teha. No ja siis seal selle kõige nagu keskel on siis Oscar Piastri, kes on kogu oma raadiosides ja kõiges nagu vana rahu ise, et on kokkupõrkes, katkestab viimaseks ja siis võidab etapi ja on täpselt samasuguse vaibiga, aga mitte võib-olla siis, kui Kimi Raikkonen oli seda niimoodi koomiksi karakterilikult heas mõttes, siis Piastri nagu lihtsalt ongi niimoodi, et see tsenter on nagu väga-väga selge. Tõsi, Piastrit nagu närvi ajada on väga keeruline. Mulle meeldib see, selles mõttes imelik öelda nii, aga mulle meeldivad need hetked, kus on näiteks oletame, ta teeb kvalifikatsioonis oma mingit kiiremat ringi, keegi jääb talle ette, tohutult ohtlik olukord ja siis ta ütleb, on ju, et tal on nagu nii teistsugune nagu suhtumine, aga ma arvan, et see on jällegi head eeskujud, hea mentorlus ja ma arvan, et mõnes mõttes need on ka head omadused, mida omada, sest liigne emotsionaalsus ei pruugi olla nagu sõidus hea, sellepärast et see võib tähendada ka seda, et kui sulle jäävad emotsioonid väga tugevalt külge, siis kui mingisugune situatsioon juhtub sõidus, oletame, sa saad mingi ajapenalti, ajatrahvi ja see jääb sulle mõttesse kinni ja siis sa ei suuda enam fokusseerida sellele sõidule, eks ju. Et ma arvan, et tal on nagu mingi, ma ei tahaks öelda nagu robotlik, eks ju, aga tal on mingisugune eelis on selles osas, et ta on selline hästi nagu rahulik ja tegelikult Max on ka nagu rahulik, aga vahel ta on ka kuri. Et natuke erinev. Ta on see aken, siuke window nagu. Et kui liiga palju läheb, siis Max mingi hetk murdub. Just. Aga seda on väga harva. Seda juhtub siis tavaliselt, kui on see, et ta on juba midagi nagu umbes 2 või 3 korda öelnud ja midagi ei ole toimunud ja siis ta on nagu see, et kulge, guys, nagu come on, et palun tegeleme probleemiga, eks ju. Isegi ma ootasin seda hetke, kui keegi rukkidest läheb närvi ja Isaac Hadjar, kuidas ta see joogisüsteem ei tööta. Kulge,
võtke see palun ära, see lihtsalt pritsib igale poole mulle kiivri sisse see vesi, et noh, et ka nemad lähevad närvi sellepärast, et nad ei hoia tagasi, sest see on päris emotsioon lihtsalt nagu. Ja teistpidi see, vaata kuidas, või noh, mis teistpidi, see on lihtsalt jätk sellele, mis te räägite, et Piastri selline robotlik nii-öelda siis iseloom välja paistab, see on ju tegelikult selles mõttes temale igati kasulik, et ta ei ole ju haavatav tänu sellele. Et see, et kui sa liiga palju endast näitad, siis sa ju oled haavatav, et see jällegi võib-olla, noh, Lando on selline, teeb oma YouTube'i asja ja teeb hästi palju sellist, noh, muud värki ka, temast nagu teatakse natuke rohkem ja ta on nagu rohkem asjades sees ja ma arvan, et noh, selles mõttes juba kaks seda külge on jumala hästi näha. Absoluutselt. Et ma arvan, et jah, see Piastri kõige suurem võib-olla trump ongi see, et ta on nii tasakaalukas ja ta on nii nagu mis see õige sõna on nüüd, mitte nagu reeglites kinni, aga nagu järjekindel või järjepidev oma tegutsemises, et noh, mis ta oli see, kui ta Jaapani GP võitis, mis ta ütles, et või vabandust, Hiina GP võitis, et ütles, et olgu, et ma küsiti, et kas sa lähed nüüd pidutsema, ta ütles, et olgu, ma lükkan siis oma uneaja tunni võrra edasi, vaata, et ta on nii nagu heas mõttes nagu selline kindel, jääb endale kindlaks, et ei lase ennast mõjutada. Temas on nagu täiega, ma ütlen, esimesed nimed, mis meelde tulevad, et kui võib-olla väga paljud räägivad, et ma tahaks olla nagu Senna, ma tahaks olla, aga siis Oscar Piastris on selge näha, et kui sellel vennal on mingid eeskujud olnud, siis see on Lauda, Prost, Schumacher, see on nagu, ta on täpselt sellest samast nagu kangas kootud, mis need vennad. Jaa. See on nagu nii värskendav kuidagi kedagi näha, et me tuli sarja juurde, tuli aine Kimi ja kohe tuleb, Kimi Raikkonen hakkab sul kõrvas kõlama ja siis järsku tuleb selline vend nagu Oscar Piastri. Kõik mingid riilid, kõik mida sa näed, mingi juba pilavad seda, he's becoming the new Raikkonen, mingi drink system, mingi kõik siuksed asjad, Iceman, vanarahu ise. Nagu Elari ka üks saade ütles, et ta on täpselt siuke nagu klassikaline eestlane, et kui nagu närvi läheb, siis ta läheb kuskil kuuri taha ja siis paneb käe rusikasse, et noh, siuke äge vend. Jah, mul tuleb meelde jah, et teeb väikse sellise ja kurat küll. ja oli jah. Ja lõpuks kuseb ikkagi tiiki. No see pidin ära. Aga ma jäin kes ei tea, siis laulusõnad. Ma tahtsin tegelikult ammu juba selle Norrise olukorda ka rääkida selles mõttes, et Norris arvatavasti ei osanud ka eeldada, et Piastri tuleb niimoodi mängu. Et eriti Austraalia GP-l. et ma vaata see, kuidas ta eelmine aasta rääkis, et või eelmise aasta lõpus ja nüüd selle aasta alguses, kus need jutud hakkasid, et kas sa oled täiskäiguga tuled siia mängima ja siis ta ju rääkis, et ma tunnen, et ma olen täiesti valmis Verstappeni vastu astuma, aga ta oligi fokusseeritud nagu Verstappeni vastu astuma, aga kuskil külje pealt tuli hoopis Piastri ka mängu, mis on nagu, ma arvan, lõi ka natuke bufiks, et kindlasti, sest ma arvan ka, et tiimis oli alguses nagu igasugune loogika ütleb, et kui sul tuleb tiimi uus liige, siis sul vana liige on ju see, kes on sinu see nii-öelda see lead driver on ju. Ja ma arvan, et Zack ja Andrea Stella ja kõik panid nagu, oligi lootused nagu Norrise peale ja siis järsku vaatasid, et et meil on tegelikult nagu kaks inimest, kes võidu peale nagu võistlevad, eks ju, et nad pidid oma strateegiat muutma ja nad olid, nagu te mäletate, siis päris raskustes ka vahepeal on ju, et keda siis nagu eelistada ja pidid oma nagu asjad nagu sirgeks rääkima ja konspektid nagu paika panema, et aga jah, ma arvan küll, et Norrist see natukene mõjutab, et ta peab, ta tunneb seda survet, ma arvan. See on kusjuures huvitav, et selline esimene paralleel, mis tuleb, on see, mis juhtus Daniel Ricciardoga, et Norris ja Ricciardo mõlemad, et minu arust lähevad sellesse kategooriasse ja Norris võib mind vabalt tõestada, et ma eksin sellega, aga sellesse kategooriasse, et nad on need super andekad sõitjad, kellel võib-olla jääb see viimane asi puudu, mis teeb Sennast Senna, Schumacheri Verstappeni
ja minu arust Landol ongi nagu see moment, et kui Ricciardo 2018 andis sellele Verstappeni survele järgi, vahetas tiime ja see pani ta sellisesse tsüklisse võib-olla siis pesumasinasse ütleme otse välja. Põhimõtteliselt otse, straight up ja et siis nüüd Landol on see moment, et kas ta suudab seda nagu vältida. Jah, väga hea mõttekäik, et ma usun, et sellel spordialal on see psühholoogia ja ka teistel spordialadel. Just nimelt see psühholoogia on niivõrd oluline, et kui sa oled mingisuguses halvas kohas oma mõtete ja sellise ei suuda ennast motiveerida ühesõnaga kuidagi, siis ma arvan, et see võib olla päris halb. Aga ma hetkel veel seda Lando puhul ei usu, et tal on kõik võimalused veel olemas. See üks asi, millest me pole väga palju rääkinud, aga kuidas me saame sellest mitte rääkida, natuke Leclerc oleme puudutanud, aga Ferrari ja Hamilton. Yes. Et me rääkisime siin enne, et kui tähtsad on, et Haavi, sa ka ütlesid, kui tähtsad on eeskujud ja siis rääkisime sellest, et Lando on võib-olla üks see, et kui Maxil on Joss ja Oscaril on Mark olemas ja Hamiltonil on ju Anthony tegelikult suurepärase eeskujuna olemas, aga siis mis ta välja praegu projekteerib on mulle ka nagu kuidagi selline vaadates, kuidas vana kala Alonso lihtsalt pühib selle maha, mõtleb, et 2026 Adrian Newey, aga Lewis'is ei ole praegu nagu seda vaibi. No Lewis ei ole saanud niimoodi kannatada ka nagu Alonso, et see kui palju Alonso on pidanud kannatama nende raskete masinatega ja ühe ratta peal sõitnud kuskil Bakuus ja selles suhtes Hamilton on, ütleme, et see on juba kestnud mõned aastad, aga kui me reaalselt mõtleme, siis see mõned aastad ei ole üldse nii palju võrreldes Alonsoga, ja lõpuks tulevad mängu kõik need, Silver saatis mul täna ka hea teksti või artikli, kus oli ka samamoodi, et Hamilton on terve elu olnud ju Mercedese peres, seal Mercedes on üks asi, Ferrari on teine asi ja nüüd ühest teise minna, siis ikkagi on väga suur vahe, et samamoodi kaks suurt brändi, aga tegelikult see taustatöö ja see masina ülesehitus on kindlasti nagu väga-väga spetsiifiline ja vajab nagu mingit muud lähenemist või siis õppimist täpselt. Ja kui ma tulistan veel edasi, ma ei tea, äkki keegi teist saatis mulle selle video ka, kus oli rääkiski sellest, kuidas sul on uustulnukana lihtsam tulla F1 ja õppida need asjad selgeks, mis sulle antakse, et kui sa oled Hamilton ja sul on kõik asjad õpitud selgeks Mercedese käekäigu järgi ja nüüd sa lähed Ferrarisse, sul on lihasmälus kõik Mercedes, siis ongi raske ümber õppida, et oskuste omandamine esmakogemusel on lihtsam, kui neid ümber töödata juba pika aja peale, et minu visioon või vaateväli on nagu selline ja ma täitsa nõustun selle artikli ja videoga, mis ma nagu nägin, et see võib-olla isegi ütleb suht palju. Kindlasti, et nad ongi juba ju enamik vist, kes tiimi vahetasid, on juba kohe algusest peale said endale ju uue, nagu tegid oma käe järgi roolid ikkagi, eks ju, et neil oleks nagu, sest või kes see oli, kes seal sõtkus selle DRS-i asemel seda mingit radio buttonit, et nagu teises kohas on need nupud lihtsalt, nad ei ole harjunud sellega, see tegelikult segab, eks ju, me räägime sellest, et inimesed sõidavad nagu sajandike või tuhandike täpsusega, siis iga väike detail, mis ei ole täpselt sinu järgi, häirib sind. Aga Lewis'e puhul on, ma arvan, ka selline väike probleem, et ta tunneb ju väga suurt vastutust ka selle ees, et ta ikkagi läks Ferrarisse, mis tähendab seda, et seal on kirglikud fännid ja ta peab ju mingil määral ka välja näitama, et kui ta läheks ka sinna ja räägiks nagu, ma ei tea, Hulkenberg või kõige, et yeah, we had a great day, siis on see, et kõik fännid oleks nagu mingi, sa lõpetasid 7. nagu, millest sa räägid, eks ju, et ta ei saa seda lihtsalt teha, et ta ju peab kuidagimoodi vihjama sellele, et ei, see ei ole okei. Ja palju tööd on vaja teha, aga kahju, et see ei ole lihtsalt kiiremini juhtunud, sest ma usun, et tema kavatsused
on olnud endiselt see, et ma ka väga tahaks, et võib-olla sellises vanuses härra ikkagi võtaks oma 8. tiitli. Ja tuleb, raudselt tuleb, sest ma panin juba hooaja alguses bold prediction, et on ju, Hamilton tuleb Ferrariga maailmameistriks, on ju. Panid praegu hakkama. Ja muidugi. See täpsust on aastat. Ja täpselt, on ju. Aga praegu on ju 5 etappi olnud, on ju. Meil on juba terve YouTube nagu täis erinevaid clickbait pealkirju, on ju, et Hamilton on selle kõik ära kaotanud, mis tal oli ja nii edasi. Aga kui ma tulen jälle näiteks sinna tehnilise poole peale, et okei, Hamilton läks praegu Ferrarisse, on ju, jõhker surve, kuna ta esiteks on väga kogenud sõitja, tal on väga palju nii-öelda seda tablood ette näidata, on ju, oma õnnestumistest, on ju. Ja kui sa lähed sellisesse kohta nagu Ferrari, mis on hoopis teine maailm, sa kuidagi ilmselt võtad ka selle hoopis teistmoodi vastu selle mineku. Ja Janar rääkis sellest artiklist ka, on ju, mis on jumala hea point, on ju, et ta lähebki sinna täiesti teisse kultuuri. Ja siis kuulates jälle ühte Beyond the Grid podcasti, kus oli James Allison vist rääkis sellest, et kuidas on selle generatsiooni autod. Kui enne olid vedrustus ja aerodünaamika täiesti eraldi elemendid, siis nüüd selle maaefektiga põlvkonna autod on justkui see vedrustus ja siis see aerodünaamika justkui nagu üksteise sisse nagu põimitud. Ja neid on nagu ülikeeruline hästi tööle saada. Me nägime seda momenti on ju sprindis Hiinas, kus Hamilton tuli väga hästi ja võttis on ju esimese koha sprindis. Ja me kuulsime ka seda tooni, on ju, milline oli tema raadioside, kui on kõik hästi, eks ole. Ja seal ongi see, ma olen aastast 2007 oodanud seda Ferrari triumfi, on ju, ma olen iga aasta haiges saanud, ma ilmselt saan see aasta ka, aga mind juhitab, ma valmis selleks. Et seal on see potentsiaal olemas Ferraril tulla jälle tippu ja seal on olemas ka nüüd see kombo, on ju, nii Leclerc kui ka Hamilton, on ju, kes saavad kogu aeg neid konstantselt punkte võtta. Ja tegelikult, kui me eelmise hooaja lõppu jõudsime, on ju, siis hooaja keskel kuskil, mõtlesid küll, et Red Bull on nagu nii kinni, siis tegelikult meil olid ju 3 tiimi võitlesid ju konstruktorite peale. Ja ma usun, et nad saavad selle asja paika, neil on suht riski peale mindud see aasta, nad vahetasid terve selle esivedrustuse kontseptsiooni ära, neil oli pull road ja nüüd on push road või oli vastupidi, 1-2 igatahes on ju. Ja me teame, et see auto sprindis töötab väga hästi ja nüüd on lihtsalt küsimus, millal nad saavad selle race distance'i ka toimima ja siis. Jaa, see on väga, väga hea point ja seal on just see asi ka, mis nagu ajalooliselt ka vaadata, et just kui okei, on mingid sõitjad, kes ala ongi, et kes Alonso Verstappen, kes praeguseks on näidanud seda, et ükskõik millise generatsiooni auto sa neile annad, nad suudavad sellega kohaneda. Aga isegi need kõige ajaloo paremad, kaasa arvatud Hamilton, Raikkonen oli väga omal ajal väga kardinaalne näide just sellest, et talle sobisid need varaste 2000-ndad autod, mis olid väga sellised krapsakad, väga liikuvad, võis rehvidega panna, aga siis hiljem karjääris, ega see ei olnud nagu, et ta oleks järsku oma võimekuse ära kaotanud järsku, see oli lihtsalt see, et see kontseptsioon nagu ei mänginud ta sõidustiiliga enamus ajast nii hästi kokku kui vanasti ja siis tekibki küsimus, et kui ta oleks näiteks oma karjääri alustanud sellise genniga, kas nagu näiteks mõned sõitjad oleks üldse nagu läbi löönud või mitte. Ja Hamiltoni puhul on ju ka see, et see on ju see talent on ilmselgelt seal, me näeme seda isegi, kui need on need kehvemad etapid olnud, me näeme seda nendes väikestes momentides, mingites väikestes möödasõitus, sama asi Schumi comeback ajal nii-öelda katastroofiks kuulutatud, aga samas neid säramomente, kus sa nägid, et see meeletu talent, mis omal ajal tõi need tiitlid on seal, et see on olemas, et see on jah, mis toobki selleni, mis me enne ka rääkisime, et alguses madalamates sarjades on kõik nagu üsna lihtne, väga lihtsad baasid on autodele ja siis sa nüüd jõuad sinna ja nüüd see võrrand on järsku nii suur, et siis seda talenti ongi raske sealt vahel välja lasta. Ja lõpuks on jälle see, et me oleme alles ju nii hooaja alguses tegelikult, et meie jaoks käib see etapilt etapile minek nii kiiresti, siis nende jaoks on ju see selline hästi pikk aeg ja kõik käib tunduvalt aeglasemalt ja Hamiltoni puhul veel see, et kunagi keegi ei räägi sellest, kui palju see mees tegelikult taustal tööd teeb, et seda lihtsalt ei näidata. Samamoodi ju, kas Schumiga oli sama asi, et võiski kuradi olla hommiku 6 kuni
järgmise päeva hommiku 6-ni seal rajal. 24. detsembril oli testimas. Noh, et ongi nii, et tegelikult mersumehed ka kõik rääkisid, kui palju Hamilton tegelikult aitas neid pärast sõitu ja kui pikaks ta tegelikult jäi sinna garaaži veel nendega ja noh, lihtsalt seda poolt mõnest sõitjast ei näidata meile ja nii kaua, kui nad tegelikult taustal tööd teevad, siis nii kaua ka arvatavasti midagi on tulemas. Jah, no vana ajaga, varasemate aegadega võrreldes on ka muidugi ju loogika veidikene muutunud, et nüüd on ju suuremad piirangud ka peal selles, mida sa saad teha, mida sa ei saa teha, kaua sa saad seal nii-öelda testida oma autot ja kas sa üldse tohid selle autoga rajale minna. Et nüüd on ju rohkem simulaatorite peal, datat jookseb palju rohkem, et ma arvan, et võib-olla tänapäeval on ka see, et tegelikult sõitjad ongi vähem tegelikult hõlmatud sellesse protsessi, sellepärast et väga tihti te kuulete ka lauseid, et sõitja ütleb, et mulle anti auto ja ma sõidan, eks ju, et see ongi see, et nagu tiim ja sõitja tegelikult on natuke nagu erinevad, sellepärast et no siin on ka selline juriidiline põhjus ja tehniline mis iganes põhjus, et kui ikkagi sõitja vahetab tiimi, siis tegelikult ta ei saa seda infot kaasa võtta endaga. Et tiimid ikkagi ju hoiavad ka oma neid, noh, see ei ole see, et Hamilton on seal kõrval, kui nad seda mingit kokpiti talle seal vormivad ja teevad ja mingid aerodünaamikat testivad, et ta ei ole kõrval, tema on ainult see lõpu otsas nii-öelda ju vaatab, kuidas see kõik kokku nüüd tuli, eks ju, aga tema annab kindlasti inputi, selles mõttes jah, see suhtlus on kindlasti olemas. Aga Ferrari ja Leclerc'i ja Hamiltoni puhul mul lihtsalt oli selline nagu mõte, et mis mind nagu muretsema paneb, on see, et Leclerc ütles, kas see oli ka pärast äkki Hiina GP-d või ma ei mäletagi, mis see oli, et ei, see oli siis pärast Jaapani GP-d, Leclerc tuli 4. Et ütleski täpselt selle, et meil läheb kõik hästi, kõik toimib, aga me oleme ikka 4. Et siin ei ole nüüd küsimus vaata Hamiltonis ja Ferraris, vaid on ka selles, et ka Leclerc ja Ferrari ei suuda konkureerida isegi poodiumile. Et siin on minu arust üks suur selline küsimärk. Aga mingi hooaja alguses, ma ei tea, kas paar etappi oli ära olnud või kas ju tegelikult, võite mind parandada, minu arust oli ju siuke jutt ka, et nad pidid tooma oma kiiruse või mingid masinaseadet natuke lahjemaks, sellepärast et muidu ei oleks, kuidas öelda siis, mitte nii mugav sõita või kuidas öelda, kas seal võis jälle see natukene see põrkumise efekt olla või midagi sellist mängu, et kuskilt ma lugesin seda, et nad pidid selle tagasi tooma, et nad suudaks nagu sõidust võtta maksimumi siis nii-öelda mugavamalt vaata. Aga see on jälle siuke, ma ei tea. Äkki see oli seotud sellega, et Hiinas nad diskvalifitseeriti, sellepärast nad olid liiga madalal just sõitsid, et nad pidid ennast, see blank wear, eks ju, või midagi sellist, et võib-olla sellega seoses, et nad pidid nagu natukene tõstma, aga see muudab kohe nagu auto ju ebastabiilsemaks, eks ju, ja võtab kiirust maha tegelikult. Et no vot. Ühesõnaga probleeme on. Probleeme on, et kust otsast nagu pihta hakata, jah, et kas küsimus on nüüd nagu konkreetselt Hamiltonis, sest nagu ma just enne ütlesin ka, et nüüdsete reeglite järgi ju tegelikult sõitjad ju autodega enne hooaja algust põhimõtteliselt ju testida ei saa. Vanasti oli ju see, et ma ei tea, võtsid lihtsalt garaažist uue auto ja läksid sõitsid, eks ju, sõitsid GP-l, sõitsid seina, võtsid teise auto, jooksid, kui jõudsid garaaži joosta, võtsid teise auto, sõitsid lõpuni ära, et lihtsalt nagu reeglid on nii palju muutunud, et ma ei kujuta ette, et ma annan sulle enne rääkisime siin kardispordist, eks ju, ma annan sulle täiesti võõra tööriista kätte ja ütlen, et mine nüüd õpi 5 GP-ga auto selgeks, eks ju, ja õpi sõitma, et ma arvan, et päris raske ülesanne. Jah, nad on professionaalid ja see ongi nende töö, aga ma kujutan ette, et see, mis sa just mainisid, see lihasmälu, mis neil on niivõrd tugev, et võib-olla tõesti nad on harjunud mingisuguse asjaga, mis see uus asi ei ole. Aga saad aru, võib-olla isegi lihtsam näide. Kitarr näiteks, on ju. Ja ma olen ise olnud läbi aja Fenderi mees, on ju, ja Squire'i mees, on ju, ja nii edasi, on ju.
ja oled harjunud kuidagi selle kaelaga, onju. Ja võtad teise mudeli kätte, võtad Gibsoni kätte, seal on natuke teine kael. Kõik toimib, onju, aga midagi on teistmoodi lihtsalt. Ja see kuidagi nõuab mingit harjumust. Natuke see, kui parem käsi, sõltub, mis käega sa oled, onju, kõik need sillad ja sadulad ja asjad, onju. Seal on väike erinevus sees ja ma mõtlen, et need mehed vahetavad tiimi, onju. Absoluutselt. Ma teen asja veel lihtsamaks, ma vahetan sul Medica ära, onju. Ja sa ei suuda enam mängida seda, mida sa mängisid, et võib-olla, et noh, aga jällegi tulen tagasi, et proff peaks suutma tegelikult ükskõik mis asendis seda teha. Et mina ütlen, elame, näeme ja ma arvan ka, et Ferrari võiks tõusta ikkagi sinna nagu konkurentsi. Aga samas, kui me võtame nüüd tiimid niimoodi ükshaaval ette, siis tegelikult kõigi kohta võiks sama öelda põhimõtteliselt. Et siis tekibki see küsimus, et kõik ei saa olla tipus. Ainuke asi, mida saab teha või loota, on siis lihtsalt see, et meil ei ole selline üheülbaline hooaeg, vaid on see, et nagu praegu on olnud, tiimi mõttes mitte, eks ju, aga vähemalt see, et erinevad inimesed satuvad poodiumile, erinevad inimesed võidavad. Et seda Maxi hiilge 2 aastat tagasi ei tahaks korrata, lihtsalt põnevuse mõttes. Seda oli tore vaadata, et üks domineeris nii palju, aga lihtsalt vaataja põnevuse mõttes ma tahaks mingisugust, tahaks tunda rõõmu selle üle, et võidavad esikohti sõitjad, kes kas ei ole ammu võitnud või pole kunagi võitnud. 110% ja siin ma arvan see hooaeg, üks selline huvitav narratiiv, mis terve hooaja peale võibki kujuneda, on see ka, et kuna kõik räägivad nüüd sellest Hispaania GP-st, et nüüd tuleb suur jõudude vahekorra muudatus ja siis räägitakse, mõned tiimid veel kindlasti leiavad jalgealust, aga see huvitav moment on see, et kuna see 2026 ikka niimoodi koputab uksele, siis ega see autoarendus ei saa liiga kaua kesta, et see võib olla selline aasta, mis ongi selle, et kes suudavad oma olemasolevaid vahendeid optimeerida võimalikult regulaarselt, mis on selle hooaja, ma arvan, üks märksõna. Ja 2026 arvatavasti tuleb ka päris huvitav, et seal ju Red Bull, seal mingi osa tuleb Fordi sisse, ja siis kas meil Toyota tuleb natuke tugevamalt vist Haasi külge, ja Honda läheb vist Aston Martinisse, et siis on Mersu Ferrari, et tegelikult sugust, vaikselt hakkavad tulema F1 nagu siuksed nimed ka jälle, mis võib-olla tulevikus Audi. Just, täpselt. Kick Sauber muutub Audiks. Et ma arvan, et see aasta on tõesti see, nagu Art ütles, et need tööriistad, mis sul veel kohvrisse jäid autost ruttu kaasa võttes, et nendega peab töö ära tegema ja järgmine aasta saad uue paketi nii-öelda. Jah, kahju on öelda niimoodi, et ootan väga järgmist aastat, et see aasta on ka väga põnev, et ma ei ütleks kuidagi, et hooaeg on alanud kuidagi kehvasti, minu arust on just vastupidi, väga ägedalt on hakanud pihta. Et seda enam on see, et me näeme, et kõik ei lähe ühte väravasse, vaid on erinevad, aga 2026 väga hea, et sa selle nagu tõid, et 2026 on selline aasta, mis Aston Martinilt ootaks mingit huvitavat pööret, et just nagu sa mainisid, siis Honda mootor, Adrian Newey, kes juba väidetavalt vist taustal tegutseb. Adrian Newey ei siis selle aasta auto kallal väidetavalt ei tee enam mitte midagi. Ja kolmas oluline asi, et nendel on äsja valminud uus tuuletunnel, mis annab neile tohutu eelise oma auto arendamisel. Mitte ainult tuuletunnel, neil ju tuli jõhker kompleks valmis. Jah, just, et nendel on nagu kõik ressursid olemas ja ega see Lawrence Stroll rumal ei ole, et ta teab, mida teha selleks, et ma olen kogu aeg mõelnud, et mis tema eesmärk on. Loomulikult pajastaja maailmameister, et mis on ilmselge. Nüüd tuleme siis selle juurde tagasi, mis me enne pooleli jäi, et räägitakse, et Max Verstappen võib minna Aston Martinisse. Ja sellel on just need samad põhjused, mis ma välja tõin, on väga tugevad argumendid. Alonso on öelnud, et tema roll Aston Martiniga või tema leping Aston Martiniga on pikaajaline, aga see ei tähenda, et see on sõitja rollis. Mis tähendabki seda, et täiesti reaalne võimalus on, et kui selline läbirääkimine on edukas, siis me võime näha Maxi Aston Martinis.
just nimelt nendel põhjustel, sellepärast et ka Honda, kelle siis mootoreid Aston Martin hakkab kasutama, nendel on siis nii-öelda nagu väidetavalt selline väike mõjuvõim või sõnaõigus selle üle, et keda nad nii-öelda autoroolis tahaksid näha ja noh, nendele Max ju väga meeldib. Et ja noh, Adrian Newey, eks ju, millise autoga Max on võitnud, loogiline ja raha. Aston Martinil on raha olemas, et ja ma nüüd ütlen ka, mis on Red Bulli nii-öelda vastuargumendid sellele. Neile ei ole uut tuuletunnelit, nendele saab see valmis äkki vist oli 2027, mis tähendab seda, et nad alles 2028 aasta autot saavad seal arendada. Nendel on päris palju neid tehnilisest tiimist inimesi ära läinud. Neil ei ole Newit ja neil ei ole Honda mootorit. Mis iseenesest ma ei teagi, kui palju see mõjutab, sellepärast et ega Ford lõpuks, ma päris hästi äkki te teate, et ei tule Fordi mootor, vaid tuleb Fordi nimi, aga Red Bull Powertrains ikkagi arendab selle mootori välja. Midagi sellist. Ma olen ka nii aru sellist. Jah, et ma ei saanudki siis aru, mis see Fordi panus seal on. Ilus sinine logo. Kepsud saadab. Et kolirõngad. Kõik tiimi töötajad saavad fookused. Jah. Et jah, et sellised ja pluss veel lisame sinna juurde väikesed sellised võib-olla managementi apsakad ka viimasel ajal ja Jos on ka olnud üsna sõnakas ju Red Bulli managementi suhtes, et võimalus on, tõenäosus on, aga me teame ka, et Maxi tahavad ka teised tiimid, et Mercedes tahab ja kõige huvitavam pakkumine oli, et Alpini läheb. Wow. Aga kui siin süvenema hakkad, siis võid korra mõttesse jääda küll asjadega. Max ja Paul 2027. Et miks on lihtsalt see, et nendel on väidetavalt siis on Mercedes järgmise aasta mootor on väga hea. Ma nüüd ei kujuta ette seda, kus selline info nagu tuleb, et kas nad ise lekitasid, et meil on väga hea mootor või? See on hea. See on sama nagu nende see eelmine kontseptsioon, see sidepodless zero sidepod kontseptsioon, mis nad arvasid, et on väga-väga hea, eks ju, mis aga no, see ei tähenda, et mootor halb on. Seda küll, et mootor on see ja Alpini ju siis nii-öelda uueks selliseks nõunikuks bossiks toodi ju see Flavio Operatore. Et tal on see kogemus ja kõik olemas, aga olenemata sellest, see on nagu far-fetched, ma arvan, et seda ei juhtu. Seda ei juhtu. Kes ei võitleks tema pärast kindlasti, et ja sama, ma ei tea, kas see nüüd, vaata meedias vahepeal ei oska uskuda ka asju, aga kas tõesti Russell rääkis Red Bulliga või? Eks nad kõik räägivad kõigega. Selles mõttes, et see info seal taga käib, infovahetus käib kogu aeg. Ma kohe sellele vastaks, isegi kui Russelli ja ka Antonelli leping tegelikult lõpeb ära selle aastaga, siis ma ütleks, et see oleks äärmiselt kummaline, kui Mercedes laseks nad minema ja see oleks äärmiselt kummaline, kui Russell läheks sealt minema, sellepärast et kui Russellile anti nüüd see aasta võimalus olla ise nagu tiimliider, siis ta on väga hästi seda rolli kandnud minu arvates. Ja ma näen seda, et eriti kui talle öeldakse, et järgmise aasta mootor on hea ja meil on nüüd ei tee enam zero sidepod kontseptsiooni, vaid teeme mingisuguse normaalse on siis ma arvan, et tema silmis on ikkagi see, et ta võidab ikkagi maailmameistri tiitli. Ja see oleks äärmiselt kummaline temal kuhugi ära minna. Jah, et sa oled eriti tiimist veel number 1 koha pealt ära ka. Täpselt. Et siis on küsimus, kelle kõrvale või kelle juurde sa lähed. Ja aga noh, ütleme niimoodi, et mis ma tahtsin öelda? Eks see on ikka siuke, et tegelikult praegu, mõtleme, meil ei ole maikuugi, me räägime juba lepingute lõppemisest. Silly season hakkab varsti pihta. Magus hooaeg. Jah, seda tahtsin öelda, et ka raha küsimus on, et kui sul on Mercedeses on Russell ja Antonelli, siis mõlemad on ju Mercedese akadeemia nii-öelda driverid, mis tähendab seda, et ma arvan, nende hinnalipik on mõistlik, et kui sa nagu Maxi tahad, siis kindlasti tegemist on vaieldamatult kõige kulukama sõitega
hetkel ma pakun küll. Ja kusjuures see on täiega hea point, et Mercedes on võib-olla üks tiim, kes enesekindlalt ei peaks Verstappenit tahtma praeguse olukorra järgi ja see Aston Martini situatsioon on ka huvitav, et täpselt see, mis sa ütlesid, et no Lawrence ei ta on ilmselt teinud garantiid, et Lance saaks seal sõita nii kaua, kuni ta seal sõidab, kui ta just ei taha professionaalseks tennisemängijaks minna, mis oli siin üks vahe. Et aga ma nii väga tahaksin näha Alonso Verstappeni tiimi, mis oleks lihtsalt äge, aga siin oli vist kuulu jutt, et lähevad Le Mani koos sõitma või midagi, et see oleks jube äge, aga me oleme siin Alonso tegelikult fännab väga suur vastastikune austus. Ja, just, et vaata see, kuidas ta on üldse sõitjatest rääkinud, mingid hooajad tagasi siin, kuidas ta fännas Russellit täitsa ja samamoodi oma lennuki peale võttis ja tegelikult ta hoiab neid häid sõitjaid. Ei, muidugi, ega see respekt nende vahel on kindlasti olemas, aga ma arvan, et seal on mingisugune asi susiseb. Ja kui ma selle mõtet natukene veel edasi arendan, tulen sinna EBS-i ja äriloogika juurde, siis ja nüüd poole sõna pealt läks meelest ära. See tuleb tagasi. See tuleb tagasi. Kui tuleb tagasi, siis ma ütlen Mootorspordis ringiga tagasi. Ma kaevasin, mis see Fordi roll oli vahepeal, et siin väidetavalt öeldakse, et Ford nagu pakub omalt poolt ressursse, et neid elektrilisi komponente anda Red Bullile, siis ka turbo ja siis ka see sisepõlemismootori need detailid nagu, et neil on väga palju sükest teadmiste pagast ja kogemus selles valdkonnas ja muidugi see on väga atraktiivne nende nii-öelda siis tavaliste tänavate autodele, Aga huvitav asi oli siin vahepeal headline'ides või käis veel läbi, et meile lubati sellist 50-50 seda jaotust, et 50% on elektri see jõuallikas ja 50% on siis sisepõlemismootor. Väidetavalt käivad nagu jutud, et see asi muutub natukene, et see muutub umbes niimoodi, et see on 64 ja 36 nüüd. See on, jah. See on selles mõttes huvitav, nüüd see V10, see onu Benni populistlik samm, et tuua natukene positiivset meediat endale ka vahelduseks, see on nüüd vist natukene põrunud, ma saan aru, et siis tundub ikkagi läheb selles suunas, milles maailm liigub. Ja, et ma arvan, et suuri muudatusi seal ei ole ka väga võib-olla mõtet teha, sellepärast, et mis autorallis juhtus, eks ju, kui see elektrikomponent juurde tuli, oli täiesti fail ju, kõigil oli probleeme sellega. Aga tuli meelde see, mis ma öelda tahtsin, et see äriline pool, et Mercedes on ju börsiettevõte, mis tähendab seda, et aktsionäridel on kaudselt võim midagi ju kaasa rääkida. Ja ma ei tea, kuidas Mercedese fännid neelaksid alla selle, kui Max sinna tuleks. Teades, et 2021 see championship title nagu nii-öelda rööviti justkui. See kandub numbritesse kindlasti. Kunagi ei tea. Inimesed on emotsionaalsed. Jällegi, kui sa oled näiteks Mersu fänn ja oled praegu, sa ei ole tegelikult halvas seisus, et sul tegelikult Mersu on täpselt seal, et nad mingi hetk täiega üllatavad meid ja nad võivad seal 1-2 ka olla, et nad on vaikselt, ajavad oma asja ja me tegelikult ei ole isegi väga nende nagu etapipõhiseid tulemusi puudutanud, mis on tegelikult väga head, et ei ole midagi halba, aga kui rääkida seda, et jällegi miks mitte näha näiteks Verstappenit ja Antonellit, kui Antonelli niimoodi jätkab, siis see on siuke lammutaja tiim, et Mersu tiimi fännina sa kindlasti tahaks neid mõlemat võitmas näha, aga jällegi need, kes on selle emotsionaalse poolega, siis mina arvatavasti enam ei tahaks. Just, aga kõige keerulisem selle juures ongi lihtsalt see, et keegi ju ei tea tegelikult, millised järgmise aasta autod tulevad. Võib-olla see kogu loogika on täiesti pea peale keeratud, et ütleme nii, taktikaliselt kõige nutikam oleks see, et sa ootad 1 aasta ja vaatad. Aga samas, nagu me nägime Sainzi puhul, siis kui sa ootad liiga kaua, siis sul ei ole enam valikuid. Ja muidugi.
et juhtub lihtsalt, et kui sa ootad liiga kaua, siis võib-olla juhtub see, et sa oledki selles madalseisus 3-4 aastat ja no ma ei tea, kas Maxil oleks nii kaua aega oodata või ükskõik kellel, Landol, Piastril, ma ei tea, kas Hamilton tahab nii kaua oodata, eks ju, et õnneks tal on vanem kolleeg ees, kes näitab, et on võimalik sõita ja et saab küll hakkama. No Alonsol aega on, ma arvan, ta plaanib oma järgmised 20 aastat veel panna edasi, et see, kusjuures me oleme siin kollanokkadest, me oleme ainult, üks kollanokkadest me oleme rääkinud, ongi Alonso, aga kas natuke oleme Antonellit puudutanud, kas selle hooaja kollanokkades rääkides, et kas Antonelli on kindlasti see suur artikkel, aga kas on keegi veel, kes siis niimoodi tahaks nagu selle 5 etapi puhul nüüd nagu välja tuua või midagi, mis võib-olla isegi radari alt läinud? Bearman sõitis 20.10. Jaa, see oli haige drive. Päris hea tulemus, eks ju, et ma arvan, et igaüks ei saaks sellega hakkama. Samas, rada, ei olnud ju lihtne rada tegelikult, et võib-olla oleks olnud eelmine GP Bahrein, seal oli neid möödasõidu võimalusi küll ja küll, eks ju. Aga ma ei teagi, mõned on olnud paremad kui teised, et mina nagu pigem üritan neid hinnata nagu selle järgi, et kui lähedale nad suudavad sõita oma siis sellele tiimi nii-öelda teisele tiimikaaslasele. Et kui Antonelli lõpetas siin ju kõigest ju koht tagapool Russellist, siis see näitab, et ta võttis autost suure tõenäosusega maksimumi, mis võtta oli ja teiste puhul siis tegelikult Hadjar ka paneb hästi. Hadjar paneb hästi. Portoleto on kvalifikatsioonis kiire. On, aga jällegi, et autod ei ole võrdsed ja paraku ka Hulkenberg ei ole kuskil väga kõrgetel kohtadel, et mis tähendab seda, et see oleks ka kummaline, kui Portoleto järsku oleks kuskil 5 kohta eespool näiteks täiesti puhtalt sõidu pealt, et mis oleks muidugi tore, aga siin tuleb olla lihtsalt aus, et autodel on omad vead ja nii üle oma varju ei saa hüpata. Suht raske, praegu on nagu pigem raske analüüsida veel et võib-olla mingid upgrade asju ka natuke tuleb kuskil maalt ja mingi 5 etappi veel sisse visata, siis võib-olla juba saab natukene kriitikat ka lasta, aga praegu natuke keeruline. Ja selles mõttes see kvaliteet näeb olevat muidugi selles mõttes seal, et kui vaadata, et on iga mingi 6-7 aastakant on see nagu see hea lend nii-öelda, et näiteks tuleb meelde 2001, omal 2007-2006 ja siis siin oli nüüd see 19, kui tulid need Norrised, Russellid ja kõik ja siis nüüd see tundub jälle on nüüd see üks ülihea lennuga aasta, ehk siis ma arvan, et enamus neist suudavad siin sarjas kanda kinnitada, kellest me rääkisime. Aga siin tulles palju maisemate teemade juurde, et kuna Haavi parkimise aja lõpp läheneb 18 minutit halastamatu kiirusega, et enne kui sellise saate lõpetava osa juurde lähme, et kas kellelgi on täna veel F1 teemadel midagi, mis on kuidagi nagu südame peale jäänud või millest oli nagu soov täna rääkida, mille tahaks ikkagi veel nagu õhku visata? Ma mõtlesin selle eelmise teema jätkuks, ma Piastri kohta ütleks nii palju, et tema oli ju ka kõigest ju natuke aega tagasi oli rookie, mis tähendab seda, et minu peas on selline nagu kujutuspilt, et kui me võtame nüüd kõik need uued, Portoleto ja Bearman ja kõik need, kes seal on, et mis hetkest, et kas teile Piastri tundub praegu rookie? Ei, eks ju. Ja minu arust see muutus toimus tema puhul hästi kiiresti, et mingi hetkel oli see, et ta on ju nagu kogu aeg sõitnud, eks ju. Ja mul on nagu peas on see sama nagu siuke nagu kujutuspilt, et mis hetkest need uued muutuvad nagu siuke, et nad on tavapärased sõitjad. Ja kui nad ei muutu, siis ilmselt nad kukuvad ka välja mingi hetk seal. See switchi hetk ja seda nagu näeb sõita nagu olekus ja mentaliteedis, see on väga huvitav asi, mida jälgida ja kindlasti ja üks asi ka, mis ma tänasest olen saanud, et puhtalt tänu Taavi jutule mind motiveeris jälle nüüd hakata vabatreeninguid jälgima aktiivselt, mis on komme, mis mul on kadunud aastatega ja nüüd täpselt ma pole sellele niimoodi mõelnud, et just mida need kommentaatorid seal räägivad, nii et vaatan ka järgmisel etapil kindlasti kaasa. Tegelikult see,
Palmer oli sõitjana, ikka päris prügi, aga see, mis ta räägib seal kommentaatorina on nagu selles väga hea. Tõesti hea, ma tahtsingi öelda, et see, kuidas mees suudab nii lihtsalt tavainimesel lahti seletada selle, mida see sõitja seal kurvis tunda võib ja mis tehniline rikke selle kurvis juhtus ja mida sellega teha saab, kas saab lõpuni sõita, see on tõesti hea kommentaator. Üleüldse tema see aju kapatsiteet nagu kogu selle info mõttes ja just see, mis sa ütlesid, et ta analüüsib seda sellistes nurkadest, et me ju ei tea, kuidas on sõita tegelikult seal nende kitsaste seinte vahel, eks ju, ja ta analüüsib seda täpselt läbi, ütleb sulle, sa isegi ei pane tähele ja midagi ja siis tema ütleb, näed, siis tegi siin midagi, eks ju, ja siis on see, et ongi niimoodi, et tema on nagu see nagu tõlk selle juhi ja vaataja vahel, mis on hästi nauditav minu. Tõlk on väga hea lähenemine, see ongi, ma arvan, see, mida öelda oli vaja. Ma võib-olla toon täiesti teisest maailmast asja, mis nagu jäi kripeldama Red Bulli peatuste ajal, et kus see tehnika hakkas nagu niimoodi lihtsalt streikima ja siis ma mõtlesin, vana hea pulgakommi mees, kus sa oled, lihtsalt tõsta see pulgakomm üles ja lase minema. Sellega on vaata see, et sa võid olla valmis ükskõik milleks, eks ju, aga kui sa oled sõltuv sellest tehnikast, siis kui see olukord ükskord tekib sul, millal oli viimane kord, kui selline asi juhtus? Väga ammu. No ei mäleta, eks ju. Väga ammu. Ja kui ükskord see tekib selline olukord, siis sa oled täpselt peatad, siis tehnik näitab, no mine. Ega nad ise ka tõmbasid lukku seal ja vaata, täitsa ulme. Aga Max ju ei näe ju taha, sest tema arvas ju, et keegi tuleb, eks ju, ja kuna ta sest oleks võinud ju crash tulla, sest kui sa lähed ikkagi punase tulega ära, siis tal oleks võinud ka vabalt väänata trahvi selle eest ju. Saad aru, see sama etapp on ju, kus see streikis oli vist Bahreini vist oli, või oli Saudi Araabia nüüd. Igastahes kumb oli niimoodi, et Russelli DRS jupsis ja Russelli transponder jupsis ja see keeras kogu etapi ajavõtusüsteemi tuksi. Bahrein, jah. Ja seal oli niimoodi, et F1 pidi back-upi võtma, et ei olnud enam reaalajas sõitjate ajad, vaid olid lihtsalt need momendid, kus nagu võeti ringi. Ja põhimõtteliselt. Ehk samad asjad, mis meil hoovikordis no põhimõtteliselt, jah. Ja siis printerist tuli paber. Ja siis oli see, et nagu seda DRS-i vajutada, sul pole transponderit, sa ei saa kasutada ja sa põhimõtteliselt võid iga lambi hetkel niimoodi teda kuskil niimoodi kasutama hakata või midagi siukest teha. Et nagu väga äge nagu nüanss jälle sinna nagu nii pisikestesse detailidesse, et mul läheb auto transponder minema ja siis ma keeran põhimõtteliselt kogu võistluse ajavõtusüsteemi nagu pea peale lihtsalt. Ja see ei ole lihtne fiks tegelikult. Kahtlemata. Kunagi ju mul meenub 2010 kuni 2012 äkki, kas oli Austraalias oli mingi pull, McLareni mingi elektroonika, mingid arvutid, asjad, programm mõjutas Mark Weberi masinat või nende tema seda BitCrew mingid arvutid seal või mis iganes, et mingi pull oli. Vettel oli viiruse loonud. See võib ka. Multi-21. jah. Et ühesõnaga pull, vahest juhtub. Ei, väga pull. Siin enne kui me Taavile väikse reaktsioonitesti ka lõppu teeme, siis lihtsalt kuna me oleme siin muusikaarmastajad on meil siin ruumis palju ja et oleme siin rääkinud palju eeskujudest, et lihtsalt pean täiesti nagu otse küsima, et kes sul, oleme siin rääkinud, et väiksena vaatasid Schumacherit, aga muusikamaailmast, kes on sinu muusikalised iidolid, eeskujud läbi aastat olnud, vahet pole, kas siis välismaalt või Eestimaalt? No ma mäletan esimene kassett, mis mul oli Queen ja ka Freddie Mercury mingi soolo asi ja esimene CD-plaat oli Michael Jackson. Nice. Nii et nagu ülimad iga vastus ja klassikaline võib-olla, aga sealt see kuskilt nagu alguse sai ja hilisemast ajast mulle tohutult meeldib Nickelback ja Linkin Park. Nii uus kui vana. Nice, see comeback, see on, hea meel näha seda. Osad lood on ikka väga head. Ei, see Emptiness Machine on täiesti ringluse peal kogu aeg playlistides ka, et ei, väga äge ja loomulikult siin kaks sellist Good Things Go. Ja nagu see Freddie ja MJ, et ega rohkem sellist karismaatilist eeskuju ei saagi olla ilmselt muusikamaailmast, nii et väga lahe seda kuulda. Ja nüüd
mõnedesse nendesse teemadesse tuleme siin kiirema hooga tagasi, et siis väike speedround, ehk siis lihtsalt ilma pikema mõtlemiseta, õigeid ja valesid vastuseid ei ole. Ja hakkame pihta, oleme seda teinud siin igasugustele võidusõitjatele inimestele ja Taavi, mis on su lemmiksõna? Väga raske küsimus. Okei. Sa võid järgmine ka võtta. Okay. Väga hea. Milline sõna sulle ei meeldi? Küsimus, ei meeldi küsimus, mis on su lemmiksõna? Mulle ei meeldi. Ma ei tea. Ropud sõnad. See oleks olnud mu järgmine küsimus, mis on su lemmikvandesõna? Oi kurja. Väga hea. Mis on su lemmiktunne? No ikka armastus. Armastust rääkides, mille vastu on armastus suurim, bensiin, diisel või elekter? Hübriid. Suurepärane vastus. Väga hea kompromiss. Mis on asi, mida sa mootorispordi puhul armastad? Põnevus, adrenaliin. Mis on asi, mis mootorispordi puhul vahel närvi ajab? Kui ref ei ole soe. Täna hommikul näiteks. Muusikuks olemise puhul on parim asi? See, kuidas ma ütlen, vaba graafik. Vaba graafik. Muusikuks olemise puhul on halvim asi? Vaba graafik. Õine eluviis. Õine eluviis, absoluutselt. Siin nendel öistel otsadel, et millist mussi sa tavaliselt autos kuulad või kas üldse kuulad mussi või podcasti rohkem? Mina tegelikult kuulan vaikust täitsa siiralt, et kui ma niigi viibin sellises mürarohkes keskkonnas, siis mulle tegelikult meeldib, panen küll AirPodsid kõrva, aga panen lihtsalt selle noise cancellationi peale ja naudin pigem vaikust. Sellest rääkides, millist häält või heli sa armastad? Oi. Tuulekohinat. Väga hea. Millist heli või häält sa vihkad? Karjumist. Mis on siin Jukit sõnad, et mis on su lemmikfilm või sari või mida sa viimasel näiteks vaatad? Lemmikfilm, neid on ju nii palju, ma olen ka BFM-i õpilane olnud, nii et lemmikfilm, ütleme lemmikfilmide hulka kuuluvad näiteks Inception või Dark Knight. Väga hea, väga hea. Dark Knight. Ütleme siis Nolani austaja. Nolani austaja, jah. Ja mis teine pool küsimusest oli? Seriaal. Suits, super, jaa, super. Megan Markle ka omal ajal seal mängis. See, ei tea, mis temast sai. Aga Harry. Kui sa tegeleks muusikaga, millega sa tegeleksid? No variante on palju, mulle meeldib väga sõita võidu, aga ma arvan, tegelikult nii-öelda päris vastus oleks, võib-olla ma oleks mingisugune filmiprodutsent. Üks koht, piiramatu kütus, piiramatud rehvid, ükskõik milline auto võidusõidu ajaloost, kas praegusest ja mis on su unistust, praegune minevik, mis on su unistuste testipäev? Unistuste testipäev? No tegelikult võiks ju tiiru Bahreinist teha küll. Väga hea valik. Keegi pole Bahreini öelnud siin selle teema peale. Väga hea. Ja tegelikult üliäge rada moodsatest, ma arvan, üks parimaid. Enamasti põnevad sõidud. Piisavalt run-off area'd ka, et kui et ma seal seinte vahel nagu kohe ei julgeks võib-olla, aga ma ei tea. Mis masinaga? Ma ei tea ju. Tegelikult oleks ju äge, kuna ma korra olen F1-ga sõitnud, siis tegelikult oleks äge uuesti teha. See hammas läks verele, ma ütlen. See hammas läks verele, et sõitsin, vist oli 5 ringi ja 5 ringi. Ehk siis 2 sessi ja lasid kaelal puhata, jah? Ei, kusjuures ma kardiga tegelikult see kael ka saab ja ma teen ka natukene tai-boksi, nii et klints hoiab kaela kõva, nii et siis oli jah, Tai Pohher ajale. Et
super ja noh, ma arvan, et see F1 ja ma arvan, et see tekitas meil ka suurt isu, et äkki peaks Porsche ringiga rääkima, et saaks mingi tulusa koostöö või midagi. Raepäeva, ma tulen ka kindlasti. Oi, oled 100% kutsutud ja oled ka, kui soovid meie Hovikardi sarja väisata, siis oled kindlasti soojalt kutsutud ja üleüldse sa rääkisid täna selles, et kui sa laval oled, siis et sa mängid selle peale, et olla omaenda maksimum ja olla hetkes ja ma pean ütlema, et sa oled ka vestluses täpselt sama asi, sa oled suurepäraselt hetkes, sa mäletad küsimusi, mida me rääkisime mingi 30-40 minutit tagasi, sa oled suurepärane vestluspartner. Taavi, aitäh saatesse tulemast ja kindlasti sinuga F1 teemadel räägime veel tulevikus. Aitäh! Väga tore, aitäh teile, väga tore oli jutu vesta. Aitäh! Aitäh! Tšau!